Tere! Kuna ma ei saa osaleda teie tänasel üritusel Tallinnas, siis otsustasin teha oma lühikese sissejuhatava ettekande video teel. Räägin siis uutest ainekavadest, eriti siis gümnaasiumi ainekavast informaatika õppeaines ja seonduvatest õpikutest, mida siis täna põgusalt teile tutvustatakse autorite poolt. Aga alustan natuke kaugemalt. 3-4 aastat tagasi tegi Informatics Europe, mis on siis Euroopa arvutiteadlaste ühendus, kaardistusuuringu, et uurida, kuidas on seis informaatika õpetamisega Euroopa erinevates riikides. Ja nende raport siis kandis pealkirja Are we in the same boat? Kas me oleme samas paadis? Ja tuli välja, et ega ikka ei ole küll. Kõige rohkem siis valmistas selle raporti autoritele muret see, et informaatikat kiputakse paljudes riikides, nende õppekavades ja koolides segamini ajama digipädevuse või digitaalse kirjaoskusega. Ja nad hoiatasid siis selle eest, et need ei tohiks olla samastatavad, kuna informaatika on ikkagi eraldiseisev tehnikateaduse haru, samamoodi nagu füüsika ja matemaatika, mis on ühe korraga nii kooli õppeained kui ka teadusharud. Informaatikal kui teadusharul on oma teooriad, oma uurimismeetodid, teadlased, kes identifitseerivad ennast just arvutiteadlastena või informaatikutena, on teaduskonnad ülikoolides selliste siltidega, ajakirjad, konverentsid. Ja see teadusharu siis uurib arvutuslikke struktuure, protsesse, vahendeid, süsteeme, tark- ja riistvara arendamist ja rakendusi ja ka siis mõju ühiskonnas. Seevastu digitaalne kirjaoskus ehk siis digipädevus tähistab suutlikkust tulla toime tavapäraste digivahendite üldkasutatava tarkvara ja interneti rakendamisega igapäevaelu situatsioonides. Ja oma siis analüüsi lõpptulemustena hoiatas Informatics Europe siis, et kuigi digitaalset kirjaoskust õpetatakse kõigis Euroopa Liidu koolides, siis tuleks siiski taastada eraldi õppeainena informaatika selle digitaalse kirjaoskuse kõrvale. Ja taastada siis ka või ehitada üles informaatika staatus, mis võiks olla võrdväärne matemaatika füüsika staatusega. No see kõlab päris ambitsioonikalt, Eesti kontekstis ilmselt mitte teostatavalt, aga kindlasti kaalumist väärib ja vähehaaval Eestis on selles suunas ka liigutud, sest 20 aasta taguses õppekavas informaatikat üldse ei mainitud, oligi ainult läbiv teema IT ja meedia. Siis 2010 riikliku õppekava uuendusega tekkis ikkagi informaatika valikainena vähemasti tagasi, kuigi mitte gümnaasiumi osas. Ja nüüd siis me oleme endale sihiks võtnud HITSA moodustatud informaatika ainekava töörühmas ikkagi tagasi tuua põhjaliku sisuga informaatika õppeainena, samas hülgamata digipädevusi. Nii et digipädevuste ja informaatika selline vastandamine ja eristamine on nüüd siin kirgi kütnud viimastel aegadel, aga mina isiklikult soovitaks mitte üritada tõmmata mustvalget joont nende kahe vahele, et täitsa selgelt on olemas neil kattumisala. Et seda oma mõtet selgitada olema siis välja pakkunud basseini metafoori. Teate küll neid basseine, kus ühes otsas on vesi nii madal, et seal saavad sulistada ka need, kes ujuda ei oska ja kardavad sügavamasse vette minna. Ja samas sügavas otsas on vesi mitu korda üle pea, et seal saab sukelduda ja seal tulevad toime ainult need, kes ikka korralikult ujuda oskavad. Et minu siis selles metafooris see madalam ots peegeldab siis digipädevust ja sügavam ots basseinis informaatikat. Madalamas otsas on siis 5 alampädevust, mille on meile ette andnud Euroopa digipädevuse mudel DICOMP.
Need on info- ja andmekirjaoskus, suhtlus- ja koostööoskus digikeskkonnas, digitaalne sisuloome, digiturve ja probleemilahendus digikeskkonnas. Ja informaatika alla siis nüüd kooliõppeainet vaadates kuuluvad praegu need uued gümnaasiumi informaatika ehk GINFi 5 valikkursust ja uurimistööna teostatav tarkvaraarendusprojekt, aga ka siis 2010 riiklikusse õppekavasse ilmunud valikkursused geoinformaatika, arvuti kasutamine uurimistöös, mehhatroonika, küberkaitse, 3D modelleerimine. Ja siis sinna vahepeale jäävad siis robootika ja programmeerimine, mis oma lihtsamas ja mängulisemas otsas võivad olla jõukohased ka nendele, kellel ei ole tegelikult informaatika erialast ettevalmistust, näiteks klassiõpetajatele. Nii et siin ma olen siis tõmmanud punased jooned, et näidata, et kuhu maale kooli õppekavas siis seal basseinis need üksikud pädevused või teadmiste valdkonnad ulatuvad, siis on näha, et suhtlus ja koostöö on suhteliselt pigem digipädevuse alla kuuluv valdkond informaatikas, sellega ei tegelda. Samas need erikursused gümnaasiumis, need on puhtalt ainult seal sügavama otsa asjad. Ja robootika programmeerimine on niimoodi, et nad ulatuvad sinna kuskile, algavad sealt keskelt, keskpõrandalt, kuuluvad siis servapidi digipädevuse alla, aga üsna kiiresti liiguvad basseini sügavamasse otsa informaatika alla. Nii et põhimõtteliselt me võime siin rääkida siis 3 sorti teadmistest. Vasakpoolses basseini madalamas otsas on sellised teadmised, mille õpetamise ja kujundamisega tulevad toime peaaegu iga muu aine õpetajad, näiteks klassiõpetajad, ilma põhjaliku eriettevalmistuseta. Basseini parempoolses otsas olevaid asju tuleks ikkagi õpetada eraldi õppeainena ja üldjuhul ikkagi kvalifitseeritud informaatikaõpetaja poolt. Aga seal 2 joone keskel, nüüd keskmises osas on sellised teadmised ja oskused, mida kool ise otsustab, et kui neil on tublid ja hakkajad õpetajad, kes ei ole informaatikud, siis nad põhimõtteliselt peaksid suutma seda basseini keskmist osa ka õpetada, kas siis digipädevuse all või siis eraldi õppeainena. Ja teises koolis jälle, kus on olemas informaatikaõpetaja, kes vajab endale koormust, et siis tema võtab selle keskmise osa õpetamise näiteks enda peale. Nii et see on meil lähtekohaks. Sellest arusaamast lähtuvalt oleme me siis sõnastanud informaatika õppeaine eesmärgid, õppekasvatuse eesmärgid gümnaasiumiastmes. Me siis näeme seda, et selle õppeaine informaatika õpetamise eesmärgiks peaks olema digilahenduste looja, tellija, kohandaja, juurutaja ja nutika kasutaja kasvatamine ja ettevalmistamine tuleviku digiühiskonnas. Ja me üritame siin tasakaalustada siis 2 lähenemist. Üks on siis algoritmiline või RAL-mõtlemine, inglise keeles siis computational thinking, mis keskendub siis sellele, et kuidas õpetada siis algoritmide ja andmestruktuuride taga olevat loogikat, näha seda, et kuidas neid asju mõõta, automatiseerida võimalikult efektiivselt ja siis algoritme taaskasutada. Siis teine pool, millega me üritame siis seda tasakaalustada, on disainmõtlemine, mis on vajalik ka tarkvaraarenduses. Ja siin nende eristamiseks ma siis toon välja sellise vastanduse, mille ma korjasin üles ühest blogist, et algoritmiline mõtlemine õpetab meid siis, kuidas toimetada 100 suurt kaubakasti ühest linnaservast teise kõige optimaalsemalt, ehk siis kõige kiiremini, odavamalt ja nii edasi. Disainmõtlemine vastandina tegeleb sellega, et kuidas tagada, et sellise kastide transpordi puhul läbi linna ei kahjustataks erinevate osapoolte huve, vajadusi, näiteks
liiklusohutuse, kaupluste lahtioleku, keskkonnakaitse, müra ja veel mitmes mõttes. Nii et disainmõtlemise puhul kuulatakse hästi erinevate inimeste arvamusi, vajadusi ja üritatakse leida siis selline kuldne kesktee, mis tihtilugu viib selleni, et kõige optimaalsem algoritm enam ei olegi kõige parem. Nii et ideaalis kõik tarkvaraarendustiimid tegelikult tänapäeval tegelevad sellega, et nad omavahel kombineerivad seda algoritmilist mõtlemist disainmõtlemisega. Et on eraldi inimesed tarkvaraarendustiimides nagu disainerid, analüütikud, kes siis tegelevad just nimelt siis selle disainmõtlemise poolega ja nemad töötavad koos programmeerijatega ja tarkvaraarhitektidega, kes siis peavad neid disainmõtlejaid kuulama ja arvestama. Disainmõtlemine siis tegeleb rohkem empaatia, ärakuulamise, katsetamisega, rakendab selliseid iteratiivsust, tähendab tsüklilisust, pakkudes välja prototüüp versioon 1, versioon 2, versioon 3 ja katsetades neid versioone kasutajatega, üritab saavutada kompromisse erinevate ettepanekute vahel, püüab olla paindlik ja nii edasi, vastandina siis algoritmilise mõtlemise loogikale, mõõdetavusele, automatiseerimisele ja nii edasi. Nii et neid kahte poolt me oleme nüüd üritanud siis tasakaalustada. See on Eesti eripärane selline lähenemine, kuna paljudes riikides informaatika all üritatakse õpetada ainult algoritmilist mõtlemist ja programmeerimist. Et me oleme jõudnud seisukohale siin oma töörühmas, et kõik ei pea tingimata õppima programmeerima, aga kõik võiksid osaleda vähemasti korra elus tarkvaraarendusprojektis mingis rollis, kas disaineri, testija, tiimiliikme rollis, kes töötab koos programmeerijaga ja üritab programmeerijale selgeks teha, kuidas tema asju näeb või kuidas kliendid asju näevad ja näeb kõrvalt, kuidas programmeerija töötab. Nii et see mõte oli meil aluseks, kui me välja käisime omal ajal siis need 5 kursust 10. klassi informaatika jaoks, 5 valikkursust, tarkvaraarendus ja programmeerimine on siis need, mida peaksid endale valima just nimelt sellest programmeerimisest huvitatud õpilased. Nad alustavad programmeerimisega Pythoni keeles niimoodi, et me ei eelda, et nad üldse varem oleksid kunagi programmeerinud. Ja see on esimene 35-tunnine kursus, aga selleks, et nad tuleks toime siis 11. klassi tarkvaraarendusprojektis, nad peavad juurde võtma kindlasti ka teise jätkukursuse tarkvaraarendus, kus neile õpetatakse keerulisemaid asju programmeerimisest, aga ka seda, et kuidas toimub tarkvarakoodi hoidmine repositooriumis, versioonide haldused, tarkvara prototüüpidel ja nii edasi. Aga nagu ma ütlesin, kõik ei ole programmeerijad seal projektis, disainerid või need, kes tahavad olla disainerid projektis, need võtavad siis programmeerimise asemel hoopis prototüüpimise ja kasutajakeskse disainikursuse. Need, kes tahavad olla analüütikud või testijad, võtavad tarkvaraanalüüsi ja testimise kursuse, aga neid on võimalik ka kombineerida. Võib-olla, et üks inimene võtabki need mõlemad kursused, tegeleb nagu tervenisti sellise disaini ja kavandamise poolega. Siis on veel ka 5. kursus digiteenused, millel on selline üldisem vaade tarkvara elutsüklile ja digiteenuste arendamisele, kaitsele, turvalisusele ja nii edasi. Et see sobib nagu projektijuhtidele. Et need 5 kursust on mõeldud siis niimoodi, et üks õpilane ei võta kõiki neid 5, vaid 2, vähemasti 1, üldjuhul 2. Ja võib võtta siia juurde ka siis neid olemasolevaid 2010. aastast olemasolevaid kursuseid arvuti kasutamine uurimistöös, robootika, geoinformaatika, 3D modelleerimine või nüüd ka tänavu ilmunud uut kursust küberkaitse. Et neid võib kasutada siis kontekstina siis tarkvaraarendusprojektile, mis tuleb 11. klassis ja mida siis on tiimil võimalik kaitsta koostöös uurimistööna.
tiimis on siis 1-2 programmeerijat, 1 testija, analüütik, kasutajaliidese disainer, projektijuht, keegi veel. Ja nendes valikkursustes siis 10. klassis me oleme nagu 2 varianti ette näinud, et üks on see, et kui on olemas ressurss, on olemas õpetaja, siis võib õpetada seda 1-2 tundi nädalas, seda ühte kursust, aga me oleme need õpikud niimoodi kavandanud, et seda saaks õpetada ka ümberpööratud klassi formaadis, kus on siis 35-tunnisel kursusel 8 paaristundi, kas siis iga nädal järjest või üle nädala. Kui on iga nädal, siis see kursus saab 8 nädalaga läbi. Ja õpilased loevad siis ise selle materjali õpikust läbi, valmistavad ette ja tulevad tundi kohale. Seal kontakttunnis siis kasutatakse neid teadmisi selleks, et teha rühmatööd ja kinnistada neid teadmisi. Meil on siis valminud 5 õpikud, need on kõik veebipõhised. 2 siis Tartu Ülikooli poolt, 2 Tallinna Ülikooli poolt, 1 TalTechi poolt. Kui TalTechile arvestada juurde veel ka küberkaitse, mida Birgi siis eest vedas, siis TalTechil on ka tegelikult 2 õpikut uut valminud samal platvormil. Platvorm on WordPress, mille peale me panime WordPressi lisamooduli Pressbooks, mis võimaldab siis EPUB formaadis seda eksportida õpikut ja siis seal õpikus sisalduvad ka interaktiivsed harjutuste mallid, mis on tehtud H5P abil, mis on ilmselt paljudele tuttav siis e-koolikotist. Ja need rühmade ülesandeid võib siis sooritada kas siis Moodle'i keskkonnas või Google Classroomis või mis iganes muus keskkonnas, mis koolis on kasutusel. Ja ümberpööratud klassiruumi me oleme siis nüüd piloodis katsetanud. Osades koolides toimis, teistes ei toiminud, nii et seiklusimulisematel õpetajatel kindlasti soovitame katsetada just nimelt ümberpööratud klassi meetodil, sest see paneb õpilased lõppkokkuvõttes paremini tööle, juhul kui see hästi toimima hakkab. Aga nagu ma juba ütlesin, et igas koolis ei saanud me seda hästi toimima. Nii et see on minu poolt kõik. Edasi tutvustavad neid õpikuid juba lähemalt õpikute autorid ise. Aitäh kuulamast!